Tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardide kuulajad ja vaatajad. Rõõm on teiega jälle kohtuda ja rõõm ja hea meel läbi kaartide teile sõnumeid edastada. Ja tänased teemad on inspireeritud teist endast ehk on küsitud teatud teemasid, mida siis soovitakse, et müstiline šamaan natukene lahti seletaks. Ja esimene teema on, kes seisab minu selja taga, ja mina laiendasin seda, et kes mind toetab. Ja need kolm kaarti, kui nad välja tulid, siis neil igalühel on üks selline vaimne tähendus juures, siis me peamegi arvama, et me ei ole üksi siin maailmas. Ja esimene, see vikerkaar hästi ilmekalt tuli ütlema seda, et just seda maailma kirjeldama, et maailm ei ole must ja valge, me ei ole üksi, meil on hästi palju erinevaid tasandeid, mis on meie ümber. Ja see, et me midagi ei näe, ei tähenda, et seda ei ole olemas. Aga samas näitab mulle see kaart ka, kui sina oled just valinud selle lugemise, võib-olla oled sa terveks saanud. Võib-olla on sul mingisugune keeruline haigus või mingisugune keeruline olukord, suhe nagu selja taha tõesti jäänud. Ja sa oled hästi õnnelik, et sa oled nagu sellest välja tulnud. See on hästi selline tugev usk iseendasse. Kuigi küsimus on see, kes on minu selja taga, aga ma näen siin, et sa oled ise selle tugevuse saavutanud just selle najal, et sa tead, et kõik aitavad sind. Noh, mitte kõik, aga et sul on abivägi. Sind toetab perekond, sind toetavad arstid, sind toetavad töökaaslased, toetab mineviku sündmused ja toetavad lahkunud. Ja siin see kaart ütleb, et ja ma usungi, sest mul on vaja edasi liikuda ja ma usungi, et need kõik on olemas ja aitavad mind. Ja sa juba tunned, et sul on nii tugev see, mis sinuga on juhtunud, siis sul on hästi tugev kaitse nagu peal ja et sa usud, et kõik on võimalik selle kaardiga. Nii et siin ta ütlebki, et usu, et sa oskad lennata, usu, ma ei imesta ka, et kui sul on olnud siin mingisuguseid et mingi sulg on mingi X koha peal olnud, kus ta ei peaks olema. Siin võivad olla ka mingisugused, kellegiga ütlete ühte ja sama asja ühel ajal, et sellised, ma ei näe just, et siin oleks nagu numbrite kombinatsioonide kokkusattumist, aga võib ka see olla, nii et sellised, et sa nagu näeksidki, et ahaa, see on selle pärast. Nii et vaata, kui palju sinu selja taga on, aga kõige tugevam oled sina ise. Siin on šakrate värvid, aga kui meie šakrad on joonduses, on meie selgroog sirge ja me julgeme edasi liikuda. Ja mina küsisingi kaarditel edasi, et hästi, kes on selja taga ja miks on mul vaja, et mul keegi peale minu enda veel, keegi mind kaitseb või miks mul peaks olema keegi selja taga. Ja mis tuleb see kaart ütlema sulle, et sul on lihtsalt, miks meil on kaitset mõnikord vaja, sellepärast, et meil on hästi palju veel inimestena teistele anda. Kas meil on vaja, et me oleme oma perekonnas, oma suguvõsas, võib-olla meid on nii väga vaja naabritele, töökaaslastele. Meie sõna, meie naeratus on vajalik
ja siin see kaart näitab, et miks sul on toetus, sellepärast et sind on lihtsalt vaja, saad aru. Ja see kaart ka näitab see, et sa nüüd ühtäkki saad aru, et sind ongi vaja. Võib-olla sul vahepeal oligi see võib-olla madal periood ja mõtlesid, et nüüd, et mind ei olegi nagu vaja. No see sõna praegu ei ole õige, seda sa ei ole ütelnud, aga sa ei ole nagu enda selles energias ja tegutsemises ja oma kehas hästi tundnud. Ja nüüd, kui sa tunned hästi, siis ma ütlen, et sa võiksid lausa kirjutada üles need kogemused, mis sul nagu selja taha on jäänud. Ja kui need ongi natukene, ütleme, veidrad kogemused, ka need anna edasi. Praegu on see hetk, kus sa peaksid nagu teistele teada andma, et uskuge iseendasse, sest sul on selja taga, uskuge iseendasse. Vot seda tuleb see ütlema ja ta kinnitab veel kord seesama nõukogu, et sa ei ole mitte kunagi üksi. Kui on kehva aeg, pöördu oma kõrgema mina poole, vaimude poole, inglite poole, vahet ei ole sellesse, kellesse sina usud. Pöördu nende poole ja kutsu nad appi. Aga nad tulevad appi meile alati sageli just siis, kui me iseendas oleme kindlad, seda kiiremini nad appi tulevad. Ja kolmandaks kaardiks mina küsisin, et hea küll, kes on su selja taga, miks on ta su selja taga ja mis ma sellega peale hakkan, kui on minu selja taga tegutsejad. Ja see mitu teed on täpselt samuti, et öeldakse küll, et kõik teed viivad Pariisi, aga kõik teed viivad tegelikult meie enda südamesse. Kõik teed viivad meie enda uskumuse süsteemi ja see määrab selle, kas see sinu tee on kannatused, kas see on tarkuse tee, kas see on rõõmu või õndsuse tee. Ja siin, kui sa oled endal tasakaalu leidnud ja usud, et kõik on võimalik, siis leia see õige tee oma südames. Ta ütlebki see, et ma arvan, et sa oledki juba leidnud, sellepärast et see esimene kaart on niivõrd tugev, et ütlebki, et kõik on võimalik. Ja siin see mitu teed, ta nagu, kui siin ta ütles, et anna teistele teada, et kuidas sinul on läinud, siis siin see ütleb nagu veel kord, kinnitab, et tee teistega nagu koostööd, räägi, kui ilus on elu. et, et kõik on meie enda teha. Võib-olla oled sina see, kes ka kaarte paneb, aga vahepeal tahad vaadata, mida teised nagu teevad, siis tee edasi seda. Mul on selline tunne, et sul on nagu hästi palju just läbi iseenda tunnetuse teistele anda. Ja siis oled sina teiste selja taga ja annad need teadmised edasi, et alguses on teised sinu selja taga ja nüüd kaitsed sina järgmisi inimesi. Väga ilusad kaardid. Aitäh kuulamast!